Zelenskõi tõstis häält, sest Trump lõpetas sõjanäitemängu just siis, kui Kiiev püüab iga uut Vene rünnakut kasutada survevahendina, et saada rohkem raha, rohkem relvi ja suuremat pühendumust Ameerika Ühendriikidelt. Esmaspäeval, 25. mail 2026, pärast Vene pealetungi Kiievile ja Zelenskõi avalikku nõudmist Moskva vastu uute tagajärgede kehtestamiseks, oli Valgel Majal juba uus sõnum laual. Marco Rubio ütles 22. mail, et rahuläbirääkimised on seisma jäänud ja Washington sekkub jõuliselt alles siis, kui toimub tõeliselt sisukas arutelu, mitte lihtsalt tühi kohtumine pealkirjade pärast. Just siis läheb Zelenskõi raevu, sest Trump ei nõustu olema automaatne rahastaja sõjale, millel pole tähtaega, selget eesmärki ega vastutuse nõudmist neilt, kes abi küsivad. Trump näitas juba 8. mail, et suudab saavutada konkreetseid samme, kui on olemas selge eesmärk. Kui ta teatas 3 päevast pausist ja 1000 vangi vahetamisest kummaltki poolelt. Nüüd peatab ta etenduse, nõuab tulemusi ja jätab Kiievi raske küsimuse ette. Mida soovis Zelenskõi varjata emotsionaalse surve taga? Miks on sõda muutunud pidevaks surveks Ameerika Ühendriikidele? Ja kuidas Trump lõpetas teatri, ilma et oleks andnud Washingtoni, Kiievi, Moskva või Brüsseli kätte? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga nüüd tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardil Milson Alves. Riigisekretär Marco Rubio kinnitas 22. mail, et Ameerika Ühendriikide vahendatud kõnelused Venemaa ja Ukraina vahel ei olnud tulemuslikud ja on praktiliselt seiskunud. Ta ütles, et Washington on valmis uuesti tegutsema, kui tekib reaalne võimalus konstruktiivseks vestluseks, kuid rõhutas, et praegu läbirääkimisi ei toimu. See avaldus tabas täpselt sõjanäitemängu keskmesse. Valge Maja ei soovi enam osaleda diplomaatilises etenduses, et hoida sama masina töös ilma konkreetsete tulemusteta. Zelenskõi reageeris jõuliselt, sest sai sõnumist aru. Ukraina on endiselt rünnaku all, vajab endiselt õhutõrjet, raha ja sõjalist toetust. Aga Trump muutis vestluse loogikat. Ameerika president ei paku enam Kiievile tühja tšekki, et sõda lõputult jätkata. Ta püüab suruda peale lähenemist, kus Ameerika abi tuleb koos nõudmiste, läbirääkimiste ja tulemustega. Zelenskõi jaoks on see raske, sest see lammutab mugava positsiooni, kus ta saab nõuda täielikku toetust ja samal ajal lükata sõja poliitilise vastutuse Washingtonile. Uus surve suurenes veelgi pärast 24. mai Venemaa rünnakut Kiievi ja teiste Ukraina piirkondade vastu. Rahvusvahelised raportid viitavad sellele. Raportid kirjeldasid rasket raketi- ja droonirünnakut, sealhulgas Oreshniki raketi kasutamist. See on hüperhelikiirusrelv, mis suurendas muret konflikti eskaleerumise pärast. Ukraina pealinnas oli hukkunuid, vigastatuid ning kahjustusi elumajadele, koolidele, turule, veevarustusele ja avalikele aladele. Zelenskõi reaktsioon järgib loogikat, mida ta on kasutanud sõja algusest peale. Kui Venemaa suurendab rünnakuid, suurendab Kiiev survet liitlastele. Ainult, et nüüd on olukord kardinaalselt erinev. Trump ei istu Valges Majas, et korrata vana poliitikat, saates ressursse, lükates probleemi edasi ja lastes Euroopal näida julgena, samal ajal, kui Ameerika Ühendriigid maksavad suurema osa strateegilisest arvest. Washingtoni vastus on muutunud külmemaks, otsekohesemaks ja ohtlikumaks Ukraina narratiivi jaoks. Trump oli juba 8. mail näidanud, et suudab endiselt sundida tegutsema, kui on olemas konkreetne eesmärk. Sel päeval teatas ta 3 päevast pausist Venemaa ja Ukraina vahel, mille jooksul oli ette nähtud vangide vahetus. Zelenskõi kinnitas ameeriklaste tegevust ja tunnistas, et vangide humanitaarne küsimus mõjutas Kiievi otsust. Oluline detail on see, kui Trump tõi midagi praktilist lauale, toimus edasiminek. Kui vestlus muutus nõudmiseks ilma tulemusteta, andis Rubio märku, et Ameerika Ühendriigid ei jää tühja laua taha kinni. Just seal Zelenskõi kannatas, ta läks poliitiliselt endast välja. Samal ajal, kui Venemaa suurendab rünnakuid, läbirääkimised takerduvad ja Euroopa mõistab Moskvat kõnedes hukka, testib Trump, kes tegelikult tahab lahendust ja kes tahab kasutada sõda poliitilise tribüünina. Valge Maja ei lõpetanud Ameerika rolli nõrkuse tõttu.
Valge Maja andis märku, et naaseb täie jõuga ainult siis, kui on võimalus sisukaks vestluseks, mitte lihtsalt järjekordseks avalikuks surveks, et Ameerika Ühendriikidelt järeleandmisi välja pressida. Ukraina teab, et see samm muudab kõike. Aastaid suutis Kiiev hoida läänes peaaegu puutumatut positsiooni. Igasugust kahtlust strateegia suhtes käsitleti kui solidaarsuse puudumist. Iga küsimust raha kohta nähti kui teene tegemist Putinile. Iga läbirääkimiste ettepanekut rünnati kui alistumist. Trump murdis selle kaitsekihi. Ta ei ütle, et Venemaal on õigus. Ta ütleb, et Ameerika Ühendriigid ei saa lasta end kaasa tõmmata lõputusse kohustusse ilma selge eesmärgi ja poliitilise kontrollita. Surve Volodõmõr Zelenski peale tuleneb ka sellest, et sõda on jõudnud faasi, kus mõlemad pooled tüüavad kasutada hirmu tööriistana. Venemaa kasutab rakette, droone ja ähvardusi, et näidata jõudu. Kiiev kasutab rünnakute mõju, et paluda rohkem abi. Euroopa kasutab tugevaid avaldusi, et näidata ühtsust. Donald Trump kasutab survet, et eraldada need, kes tahavad kokkulepet, neist, kes tahavad vaid vaidlust pikendada. Selles mängus kaotab Zelenski narratiivi monopoli, sest Valge Maja hakkab vaatama numbreid, tulemusi ja piire. Rubio kõne Helsingborgis, Rootsis tegi selle veelgi selgemaks. Ameerika valitsus ei öelnud, et nad enam kunagi ei hakka vahendama. Ta ütles, et on valmis tegutsema, kui tekib tootlik võimalus. See erinevus on oluline. Trump ei sulgenud rahu ust, ta sulges udujutu ukse. Ukraina jaoks kõlab see ähvardusena, sest see võtab Zelenskilt võimaluse muuta iga seisma jäänud kohtumine rahvusvahelise toetuse tõendiks. Samal ajal jätkusid rünnakud viimase 24 tunni jooksul nii Venemaa kui ka Ukraina aladel. Rahvusvahelise meedia poolt tsiteeritud kohalike võimude sõnul oli erinevates piirkondades hukkunuid. Kahjustada sai taristu ning ilmnes uusi märke sellest, et konflikt on endiselt kaugel kindlast vaherahust. See olukord aitab Zelenskil kiiret tegutsemist nõuda, kuid samas tugevdab ka Trumpi argumenti. Sellisel tasemel sõda ei saa juhtida emotsioonide, improviseerimise ega ühepoolse survega Ameerika maksumaksjale. Trump lõpetab teatri, sest teab, et on vahe liitlase toetamisel ja tupikusse viiva strateegia rahastamisel. Sõjaline toetus võib olla teatud hetkedel vajalik. Diplomaatiline surve võib olla kasulik. Vangide vahetamine võib päästa elusid. Aga mitte miski sellest ei õigusta automaatset poliitikat, kus Washington lihtsalt maksab, Kiiev nõuab, Brüssel peab kõnesid ja Moskva jätkab rünnakuid. Ameerika president tahab panna poliitilise hinna kõigile osapooltele. Zelenski ärritub, sest see muutus vähendab tema manööverdamisruumi. Ta peab veenma Ameerika Ühendriike, et Ameerika abi on endiselt konkreetse eesmärgiga. Ta peab veenma Euroopat, et lubadustest peavad saama reaalsed võimed. Ta peab vastama oma rahvale pärast ränki rünnakuid Kiievi vastu. Ja ta peab seisma silmitsi Venemaaga, ilma et suudaks muuta Trumpi sõja pantvangiks. See ongi punkt, mis lammutab vasakpoolsete narratiivi. Just Trump hirmutas süsteemi, öeldes, et sõda ei saa jätkuda kui Washingtoni rahastatud teater. Nüüd muutub järgmine etapp raskemaks Kiievile. Kui Zelenski tahab hoida Trumpi mängus, peab ta esitama konkreetsema tee, eesmärkide, garantiide ja loogikaga, mis oleks Ameerika Ühendriikidele mõistetav. Kui Putin jätkab rünnakute eskaleerimist, võib Valge Maja survet suurendada, kui teeb seda oma strateegia järgi, ilma et laseks end mõjutada hüüetega, videote või emotsionaalsete pealkirjadega. Ja kui Euroopa tahab kaitsta Ukrainat lõpuni, peab ta seda tõestama ressursside, õhutõrje, laskemoona ja otsese vastutusega, mitte ainult iga rünnaku järel nördinud sõnavõttudega. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõest lähtuvalt hästi kursis. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.